Ühel hetkel inimese arenguteel ärkab pöörane vabaduse janu. Tohutu tõmme sügavuse järele. Kirjeldamatu nälg kogeda päris elu tasanditel, mida sa veel ei tunne. See vajadus on nii tugev, et kaalub üle kõik hoolsalt üles ehitatud turvatunde pesakesed koos oma pinnapealsete lohutavate naudingutega. Inimene taipab väga teravalt, et pinnapealselt elades ta kaotab midagi nii olulist, et sellega koos kõik muu kaotab oma mõtte ja väärtuse. Iga inimese sügavaimas sopis on soov, mis soovib, et ta sündida saaks. Selle soovi jõud on nii võimas, et ei luba sul kunagi lõplikult rahul olla. See soov on eriline, sest ta jääb igatsusena alles ka siis, kui kõik teised soovid on juba täitunud. Mida rohkem sama elulisi soove täidad, seda tugevamaks ta muutub. Sa püüad teda leevendada, tema eest põgeneda, teda ignoreerida, ennast ära petta, et tegelikult on mul ju kõik olemas ja ma olen õnnelik. Või vähemalt peaksin olema. Päeva lõpuks, kui sa oled piisavalt julgeks küpsenud ja selle igatsuse eest põgenemisest väsinud, sa annad alla. Muutud piisavalt alandlikuks, piisavalt julgeks, et panna küsimärgi alla kogu oma maailma kirjeldus. Äkki on midagi veel. Midagi, mis ometi kustutaks selle igavikulise nälja minus. Ja sünnib stalker. Oma nõrkuste ja valede varitseja. Sinu elu hakkab juhtima karastav kõrgema astme ratsionaalsus. Selle ühe otsusega pöördub kogu elu kiiresse üleskäiguspiraali. Sa hakkad otsima kõige kiiremat teed autopiloodi haardest välja. Ego ahardest välja. Tere tulemast tagasi, head Oomika podcasti kuulajad. Meie oleme Michelle ja Annika ning oleme jõudnud tagasi stuudiosse salvestama. Nagu te ilmselt sissejuhatusest juba aru saite, on meie tänaseks teemaks viimasel aastal kõikidest Oomika kursustest kõige rohkem läbi käinud termin stalker ehk oma nõrkuste ja valede varitseja, nagu eelnevalt sai mainitud. Sellest kõigest räägib Annika teile kohe täpsemalt, kuid veel enne tänase teema juurde asumist jagan teiega, et oleme oma armsatele kuulajatele teinud siin sõbrapäevakuu osas ka väikesed kingitused. Nimelt juba järgmisel pühapäeval on meie Sedona meetodi baaskursuse ärevusest enesekindluseni esimene osa ning selle raames oleme loonud teile sooduskoodi Sedona 15, millega saab siis kursusele 15% allahindluse Oomika kodulehelt. Ning esmakordselt oleme loonud ka stalkeri videokursuse, milles on peidus kogu baasteooria, praktikad ja õpilaste küsimused koos vastustega. Kursuse soetamisel jääb sulle ligipääs videotele kogu eluks ning veebruarikuu lõpuni kehtib videokursusele samuti sooduskood stalker 15. Aga nüüd tänase episoodi sisu juurde. Annika, kes siis on stalker? 2010ndates ma defineerisin enda jaoks selgelt selle, mida ma elus kõige rohkem kardan. Ehk mis minu jaoks oleks nagu kõige hullem läbikukkumine elus. Ja see oli elamatus. Hirm, et äkki mul ei õnnestu piisavalt armastada, piisavalt kogeda, targaks saada, õnnelik olla. Ehk täie rinnal elada. Ja väga noorena ma sain hästi nagu selgelt aru, et ma ei saa tegelikult elust üldse aru. Ja ma ei leidnud endale mitte ühtegi rollimudelit, kelle järgi õppida või joonduda. Niimoodi täielikult, kelle elu ma tahaksin elada. Ja samas oli minus nii sügav igatsus elada nii, et tekiks sügav täitumus ja rahulolu, mida ma ka kuskilt ei näinud ümberringi. Ja siis ma hakkasin otsima päris teadmiseid. Ja taipasin, et ainus, keda saab hästi elamise võtmes usaldada, on valgustunud meistrid ehk pärale jõudnud. Sest ainult nendel on suur pilt. Kõik teised kirjeldavad ja õpetavad detaile ainult mingeid nüansse elust. Ja mul endal on alati olnud tohutu nälg sügavama tõe järgi, kõige kõrgemate väärtuste järgi, nii kaua kui ma ennast mäletan. See on nagu selline meeletuse geen, mis ei ole lubanud kogu elu rahul olla vähem kui erakordsega.
elamatus ehk hirm lahkuda mugavustsoonist ja hakata tegema ebamugavaid valikuid, et hakata elama selle kõige olulisema kaudu sinu elus, maksab tohutut hinda. Sa jääd vaeseks igas mõttes. Mugavustsoon teeb inimese nõrgaks. Nõrkus loob ebakindluse. Ennast ebakindlana tundes on aga kogu elu maitsetu. Inimese normaalne vaikimisi seisund on sügav sisemine lõdvestus, kerge selline naudingu, rõõmu, õnne fluidum, kõigutamatu rahu, ülevoolav energia ja tegutsemislust. Aga kui sa vaatad inimesi enda ümber, siis nende reaalne vaikimisi seisund, milles inimesed elavad, on suht vastupidine, ehk on pidev sisemine pinge, kerge selline hirmusegune ärevus, katkestusteta rahutus, väsimus, kurnatus ja pidev vajadus puhkuse ja turgutuse järgi. Miks siis me igapäevaelu on nii kaugel normaalsusest? Sügav põhjus on selles, et me ei anna endale aru, mida ma valin. Ma ei anna endale aru, et ma elan ainult valiku kaudu. Ja need valikud toimuvad automaatselt. Ma olen juhitud, nagu ma oleksin masin. Ja seda nimetatakse autopiloot, mis töötab ego ellujäämisprogrammide kaudu. Ma ei saa oma elu ise elada. Ma olen ego haardes, reaalselt, segaduses, müras. Elu on ellujäämine kogemusena, hirm, võitlus, ärevus, nagu päris ori. Ma tunnen ärevust, mida ma tunda ei taha. Teen asju, mida ma teha ei taha. Elan elu, mida ma sellisena elada ei taha. Ja mida iganes ma püüan muuta, ikka varem või hiljem on kõik sama maitsega, sellise sunni maitsega. Ja varem või hiljem kõik muutub kiiresti rutiiniks. Ja siis tekib lootusetus. Tunne, et see ei ole minu elu. Siuke so-so life, poole vinnaga elu. Enamus inimesi kogeb niimoodi. Ja autopiloodi tõttu ei pane me tähele kõiki neid miljon-triljon nõrka valikut, mida me päevast päeva teeme. Aga saatuse, kogu elu määravad just need mikrovalikud. Ja et üldse sellele tasandile jõuda, kus sa hakkad reaalajas tähele panema, mida ma praegu tunnen, ehk mida ma just praegu olen valinud. See nõuab mehisust ja teadmisi. Mehist otsust, taotlust viia ennast sellise sügavuseni, sellise tähelepanelikkuseni, kus sa satud kohakuti reaalajaga, hetkega. Satud päris elu sisse, reaalsusesse. Ja see reaalsuse kogemus on rohkem kui kainestav. Sa justkui ärkad üles mingist segaduse unest. Sulle saab väga selgeks, miks su elu on selline, nagu ta on hetkel. Miks su isiksus on selline, nagu ta on, mis siis omakorda loob täpselt sellise kvaliteediga elu, mida sa praegu elad. Ja mis kõige tähtsam, sulle avaneb võimalus hakata elama kõrgemal tasemel, teadvusest, mitte mõtetest lähtuvalt, automaatsetest mõtetest, mis su peas käivad. Ja kui sa teed selle kõige olulisema mikrovaliku õigesti, selleks valikuks on siis valik hakata ise valima. Järgneb sellele jõukaskaad. Kogu su saatuse suund muutub. Ja seda sõna otseses mõttes. Sa teed järgmise otsuse. Ma armastan oma elu nii väga, et ma panen oma ellu kogu oma elu. Ja siis sa satud stalkeri teele. Kuidas sellise otsuseni jõuda? Jää korraks sisemiselt seisma ja meenuta ühte inimest, keda sa oma elus imetled. On sul kedagi sellist? Kui su ümberkaudsetes tutvusringkonnas ei ole, siis ehk on keegi laiast maailmast, neti kaudu, kelleni oled jõudnud. Kedagi, keda sa tõeliselt imetled. Milline ta on? Millised isiksuse omadused tal on? Ehk mis asja sa täpsemalt imetled temas? Vaata, kas ta on selline hädine, hädaldav, viirisev, süüdistav, valelikes likerdav, laiske lohakas, kade ja uhkeldav, selline poole vinnamees tegelane. Või on ta kogu selle nõrkuse vastand? Lase oma kujutlusse veel selliseid säravaid isikuid ja sa avastad, et kõik nad on targad ja tugevad, elavad täiega, säravad. Ja kui sa vahest satud sellise seltskonda, siis on seal lihtsalt hea olla. Nende energia mõjub nii tõstvana, et pärast on endal kohe parem olla selline tunne, et sa oled nagu osa saanud nende elust. Sest nende elu on elu täis. Ja kui sa nüüd küsid endalt, et kas ma ise olen selline,
kas mina ise elan täiega, et kas ma ise meeldin endale ja kas mu elu meeldib mulle endale, mida ma elan, siis paraku väga vähesed saavad sellele alla kirjutada. Ja kui sa siis omakorda küsid endalt, et miks ma pole kujundanud oma isiksust säravaks ja oma elu selliseks nauditavaks ja mõnusaks, ehk miks ma pole pannud oma elusse kogu oma elu, miks ometi? Ehk kui ma elan ainult poole jõuga, mida ma siis selle ülejäänud poolega teen? Ja kes ma oleksin, kui ma elaksin täies jõus? Kui sa selliseid küsimusi esitad, siis su mõistus hakkab välja tooma ridamisi vabandusi. Miks ma olen kuidagi kehvem, kuidagi teisejärguline? Miks mul ei ole võimalik täiega elada? Lase sellel vabalt tulla, kuula huviga ja lindista või kirjuta välja, sest see, mis sulle sinu enda mõistusest vastu vaatab, on vale otsa. Veendumus, miks minu elu peab olema kuidagi poolik või hall või ilmetu. See ongi egoprogramm, autopiloot, ellujäämisprogramm. Ehk ta räägib sulle sinu enda mõtetena, sinu enda pea sees. Ja sa oled terve elu arvanud, et sa oled sina, et need on sinu mõtted. See on ülijulm, arhailine süsteem, mille ainus point on hoida su füüsiline keha elus, ohtudest eemal. Ja seepärast on ta seadistatud ohule. Ehk võitle, põgene või mängi surnut. Igal pool, igal hetkel ähvardab sind midagi. See, mis aastatuhandeid tagasi sellise igapäevase füüsilise ohu olukorras sind teenis, on nüüd üle võtnud su psüühika ja saanud takistuseks, millele inimesed kaotavad oma elusid. Ehk ta hoiab sind väikese ja hirmununa, illusioonis, et sa inimesena piirdud selle füüsilise kehaga. Ja sellises illusioonis, et kogu su elupoint on ainult keha elus hoidmine. Mitte midagi inimlikku. Ja nõuab pöörast julgust, et see masin läbi teadvustada ja tema mõju alt välja pääseda. Nõuab pöörast julgust hakata usaldama, et ma olen inimene, ma saan valida. Iga vabandus, iga õigustus, mis mõistuses on, miks ma pean olema nõrk, on tegelikult vale. On tegelikult valik, mida sa vaikimisi jätkad hetkest hetkesse, sest sulle pole õpetatud, kuidas see valede masin töötab ja veel vähem sellest, kuidas sellest pääseda. Nõrkus ja allalati elu on saanud sinu vaikimisi seisundeks. Julm selle süsteemi juures on see, et see on nii sügavalt alateadvustatud, et sul endal pole õrna aimugi, mis toimub. Sa lihtsalt tunned, et sul on pidevalt mitte okei olla. Sa ei teadvusta ära, kuidas su veendumused, uskumused seadistavad kogu sinu elu sellisesse tillukesse väljapääsmatusse kasti ja kannatused jätkuvad. Ja siis sa lood keerulisi põgenemismustreid, et seda piirangute sellist väljakannatamatust natuke leevendada ja tuimestada. Ja need teevad su veel nõrgemaks. Ja nii elu läheb tuimuse, ärevuse ja hetkeliste naudingute tsüklis. Ja selles rattas sa oled nii pisi, et kuskil 40-ndates, kui mitte varem, hakkad märkama, et see ei ole ikkagi see, mida ma olen tahtnud. See ei ole nagu see minu päris elu. Ja välja ka ei oska sealt kuidagi tulla. Ja teised ka elavad nii. Ja ligiha hakkab hiilima mõttetuse mõte, mis omakorda on lõksu sees, ka seda sa ei tea. Sest see on kõige nõrgem mõte, mida uskuma hakata, ja see omakorda on absoluutne vale. Ja tänu sellele on võimeline see üks mõte su elu nii sügavust sauku vedama, kust on juba väga raske omal juhul välja tulla. Mida siis praktiliselt teha? Kui sa tead, et on üldse olemas võimalus sealt välja saada, saad sa teha otsuse. Otsus astuda kõige suuremasse, kõige tugevamasse mängu, vabaduse mängu. Kõige suuremaks väärtuseks elus muutuvad detailselt täpsed teadmised, kuidas oma jõud tagasi saada sellelt masinalt. Ma nimetan neid dekodeerijateks, dekooderiteks. Dekooder on selline tarkuse kild, täpne teadmine, mis lukustab lahti, teeb vabaks mingi suretatud osa elust, toob selle osa su ellu tagasi. Ja selliste täpsete teadmiste alusel on avastatud võimsad teaduse tehnikad. Selleks tuleb soostuda lahti laskma glamuuri illusioonist, et see kõige suurem mäng käib raha peale. Ja sellega sa ei kaota midagi, sest vabaduse teel raha loomise võimekus kasvab.
sa lõpetad igasuguse nõrkuse ja haleduse. Võtad ära kogu oma jõuetuselt. Teed otsuse muutuda selliseks isiksuseks, keda sa ise imetled. Ja hakkad kõike tegema oma upgrade'itud isiksuse kaudu. On täpsed teaduse tehnoloogiad, kuidas seda teha. Ja nii sinust endast saab su eluankur, millest lähtuvalt kõik mikrovalikud muutuvad tugevateks valikuteks. Sinu enda valikuteks, mitte autopiloodi omadeks. Nii muinasjutuliselt või uskumatult, kui see ei kõla, on see tegelikult kaugelt kiiremini tehtav, kui arvata võiks, kui sul on täpsed teadmised. Ja sellest hetkest hakkab kõik muutuma, kui sa teed sellise otsuse vabaks saada. Ja uskumatult kiiresti muutuma. Elukurssi muutev taotlus on kaugelt tugevama jõuga, kui sa tead seda. Ja selle teadmise omaks võtmine juba ise avab sinus järgmise arusaamise oma võimalustest. Muutus sinu isiksuses toob väga kiire muutus elus, mida sa koged. Üks klaaslagi sulab teise järgi. Sa hakkad elu päriselt armastama. Ja selle jõuga saab sulatada ennast läbi kõikide klaaslagede. Sulle hakkab avanema elu, mida sa praegu ei oska isegi otsida. Stalker on kõige radikaalsem pööre inimese saatuses. Otsus lõpetada rumalus igal tasandil. Otsus pühenduda kõige kõrgemale luksusele, vabadusele. Vabadus ebakindlusest, rahulolematusest, mitte piisav olemise tundest, vabadus vaesusest. Need on vabaduse esimesed astmed. See, mida me tegelikult ihaldame, mida hing ihaldab, see on piiramatu totaalne vabadus. Nii ebausutavalt, kui see ka ei kõla, on selline vabadus kogemusena olemas. Just sinna juhatavad meid need päris meistrid. Inimesed, keda nimetatakse pärale jõudnuteks. Ja millest selline termin, kuhu nad siis pärale jõuavad? See, mida nad kirjeldavad, on piiramatu, kirjeldamatu vabaduse ja õnneseisund. Just see, millest me kõik tegelikult unistame. Kõige olulisem elus on halastamatult ühene. Kõige olulisem sinu elus on rahulolu aste oma eluga. Ja see omakorda on üheselt määratud selle poolt, kui targalt sa elad. Just nimelt kui targalt. Selle järgi kujuneb su isiksus. Millisel määral sa kasutad tarkust? Ehk teadmisi ja elu ja enda kohta, mis vastavad reaalsusele. Ja millisel määral sa elad valede kaudu? Ehk toetud, usaldad siis arusaamise elust, mida sa oled õppinud, mida keegi on rääkinud, millel pole tegelikult reaalsusega mingit pistmist. Ja sa ise ei tea seda. Aga iga selline ebatõde või pooltõde väljendab su elus kannatusena. Sügav sisemine rahulolu, rahu, kindlus, sisemise naudingu suurenemine ja samas sellise põnevuse suurenemine on ühesed näitajad, et sa liigud oma elus õiges suunas. Väga vähesed inimesed kogevad seda reaalselt. Kui sa vaatad summa summarum, kui rahul sa oma eluga oled, siis saad sa selge pildi sellest, kui õige on sinu kirjeldus elust. Kõlab uskumatult. Ainult õige, reaalsusele vastava kirjeldusega saad sa elada tarkuse kaudu. Sellest tarkusest tekib sul tugi, kaljukindlus, mis sind mitte kunagi ei reeda. Sest see päris reaalsus kõikide suhteliste, selliste tunnetuslike, arvamuslike reaalsuste all on tegelikult üks ja ainus. Ja seetõttu igal hetkel oma elus sa kas kaotad jõudu või saad seda juurde. Vastavalt sellele, kas sa elad hetkel tõe või vale kaudu. Ja vastavalt siis tunned ennast seetõttu kas järjest kurnatumana või elusamana. Stalker varitseb oma nõrkuseid. Ehk ta varitseb valesid. See tähendab, ta pöörab selle fundamentaalse fakti elu kohta radikaalselt enda kasuks. Kuidas ma ennast tunneksin, kui ma täielikult välistaksin oma elust kõik, mis elu lõhub, kogu rumaluse, kõik valed ja pool tõed, kogu nõrkuse. Sa taipad ära, et väga loll on olla loll. Ise kasutada seda, mis sind nõrgaks teeb ja ennast halvasti tundma paneb. Ise oma elu lõhkuda hetkest hetkesse ja siis olla rahul olematu, miks mu elul ei ole maitset. Teadmatusest kasutada elu loomiseks asju, mis elu lõhuvad.
kui see ei ole lauslollus, siis mis on? Ja stalker lõpetab selle lauslolluse ja häälestub teadmisele ja jõule. Jõule kõiges, igas väiksemas ja suuremas asjas, mida ta teeb. Stalkeri teele jõuavad enamasti keskmisest edukamad, kes on osanud elada selliselt, et nende eludes on juba kõik väga hästi korraldatud, kelle elukvaliteet on enamus inimeste unistus. Miks see nii on? Kui maitsed head, siis tead, et kõige parem ikka ainult viirastuseks jäi. Ma hullult armastan tsitaate ja see Shakespeare'i siuke ajatud tsitaat tabab täpselt sellesse kohta inimese elus, inimese arengus tegelikult, kus kõik on justkui okei, midagi eluliselt, aga on midagi eluliselt olulist ei ole puudu, kõik on kaetud, aga millegipärast tunne on kogu aeg selline, et on puudu. Just, et kõik on olemas, aga see kõige olulisem, see, mis lõpliku rahulolu annaks, seda ei paista kuskilt. Kui oled oma arengu algfaasides, siis psüühiliselt on isegi lihtsam. Sa elad illusioonis, selles glamuuri raha illusioonis, et pean ainult saama teatud astme edukuse, teatud summa raha teenima, teatud finantsvabadusastme või totaalse finantsvabaduse ja elu ongi korras. Kui sa aga oled selle saavutanud, eriti kui sa oled saavutanud kordades rohkem kui arvasid, et rahuloluks vaja on, aga ikka ei ole rahul, mida sa siis teed? Kui sa oled piisavalt elanud, piisavalt otsinud, leidnud, otsinud, mitte leidnud, võidelnud, kaotanud, piisavalt enesearengu teed käinud, erinevalt vaimseid teid käinud, siis varem või hiljem sa leiad ennast lõksust. Kas magusast või valusast lõksust. Mõlemad lõksud on põrgulikud. Põrgu definitsioon on väljapääsmatus. Sa ei tea, kuidas sealt välja pääseda. Valusaid lõksusid on lihtne mõista. Sa oled vaene mingis oma elu osas ja ilmselgelt tuleb see osa korda teha, et kannatus lõpeks. Aga kui kõik välised näitajad on korras, sul on väga mõnusalt vahendeid, et väga mõnusalt ära elada. Oled justkui kõike näinud ja kõike teinud, ehk justkui pole oma elule midagi ette heita ka endale, aga ikka midagi olulist on puudu. See on maguslõks. Sa ei ole rahul ja sa ei tea, mida teha, et see rahulolematus lõpeks. Ja sa ei tea, kaua sa ei tea. Ehk sa eksled labürintides. Enamus inimesi kogeb enamusest oma elust, ajast sellist piiratud boksis olemise tunnet. Paljudel on see teravalt teadvustatud, paljudel aga nii tuimestatud, et tundub nagu suht okei, suht elatav, sest kõik elavad nii. Sügavat siirast, sellist püsivat rahulolu kogeb inimene elus kaunis harva. Ja see on ehmatavalt karm tõde, kui julgeda sellele otsa vaadata, enamus ei julge, enamus jäävad tuimestamise faasi. Ometigi on ka sellest põrgust väljapääs. Ja see on murdekoht inimese arenguteel, kus tekib võimalus teha võimas hüpe, tõeline kvanthüpe, täiesti teise kvaliteediklassi inimeseks olemises. Kvanthüpe on muidugi jälle see üks nendest sõnadest, mis on nii üle ja valesti kasutatud, et sellega peab suht ettevaatlik olema. Eduka inimese elus saabub hetk, kus ta on saavutanud teatud rahuloluastme sellega, mida ta maailmas teeb ja ta taipab, et kui ta jätkab selle tegemist, siis ta saab lihtsalt rohkem selle sama kvaliteediga asja. Natuke luksuslikumas võtmes võib-olla, aga see ei toida hinge enam. Edukuse poole püüdlemine tavamõttes kaotab oma pointi, kui sa oled selle teatud piirini saavutanud. Ja sa tegelikult väga täpselt tead, kui see juhtub. Sa kaotad drive'i. Nagu kaob säde elust. 90% inimestest, kes minu erakatesse jõuavad, on täpselt selles punktis oma eludes. Kerges, apaatses olekus, edukad. Tihti üliedukad. Mis nüüd edasi või mis mõtet sellel kõigel on küsimusega? Ja siit edasi läheb 2 teed. Allakäigutee sellest punktist viib ahnusesse või apaatiasse. Level up edukusest on aga midagi sellist, mis ei ole meie üldhariduskultuuri ruumis kirjeldatud ja tänu sellele tekibki see kriis. Sa tunned teravalt, et sa tahad hoopis midagi hoopis muud. Midagi, mida sa justkui isegi ei tea, aga ometi väga kindlalt aimad, et see on olemas. Mis leevendaks seda sügavat nälga, mida sa arvasid, et leeveneb, kui sa saad piisavalt raha. Väga tervendav on teada, et see igavikuline nälg, see midagi on ikka puudu tunne, seda saab kustutada ainult üks tee. Ja see on tee sügavusse. Nii abstraktne ja ainetu, kui see sõnades ka ei tundu, on see tegelikult väga konkreetne
ja väga kiireid tulemusi andev. Mida selleks praktiliselt teha tuleb, kui oled jõudnud arusaamiseni, et sellest pidevast rahulolematuse allhoovusest ei olegi väljapääsu. Tuleb kõigepealt otsustada aktsepteerida, et elus on veel üks mõõde, sügavuse mõõde. Ja otsus usaldada neid, kes sellele teele on läinud, seal teatud sügavuses juba käinud või lõplikult pärale jõudnud ehk meistreid, ehk kõige targemaid inimkonna ajaloos. Ehk sa otsustad muutuda tippratsionaalseks. See on selline karastav ratsionaalsus. Kõik suured üleminekud tehakse sügava sisemise otsuse ehk taotluse kaudu. Ja sellega sa sütidad endas soovi. Sellise kuuma tuuma. Täiesti sellise nagu pöörde. Kogu su elu pöördub, kogu saatus pöördub sellise tummise taotluse kaudu. Ja nii uskumatult, kui see ka ei kõla, inimeseni, kes selle taipamiseni on küpsenud, selleni jõuab info, mis on esimene samm sellel teel või siis järgmised sammud. Miks see siis on nii, et me ikka jälle pettume oma heitlustes õnnelikuks saada? Sest me sihime küll õiget asja, aga ebatäpses suunas. Inimeseks olemise tegelik point on areng madalamatest teadvuse tasanditest kõrgemate suunas. Ja selle arenguga käib kaasas ego lahustamine. Lahustumine on parem öelda, sest ta lahustub loomulikult. Mida kõrgemale sa jõuad, seda paremini sa ennast tunned. Lihtsalt vaikimisi, ilma et sa selleks midagi manifesteerima või tegema peaksid. See ei sõltu üldse asjadest. Kui keha baasvajadused on rahuldatud, siis ainus, mida sul tegelikult sügavaks, õnnestavaks rahuloluks vaja on õppida. Õppida, kuidas teadvust avardada järjest kõrgemate seisundite suunas. Eks see on targaks saamise tee kõige olulisemas aspektis üldse, siis sellega kaasneb nagu kogu see tarkus, mis on vajalik füüsilises maailmas hästi hakkama saamiseks. Ehk sa ei kaota midagi oma rikkuse astmes või raha tegemise võimekuses, täpselt vastupidi. Ehk mida kõrgemal teadvuse tasandil sa oled, seda kergem on rikkust luua sellise määrani, millist elatustaset sa siis eelistad. Miks me oleme kinni madalamates tasandites? Esimene põhjus on muidugi selles, et meil ei ole isegi üldse mitte mingit kirjeldust sellest. Me ei teagi, et need tasandid üldse olemas on. Ehk meil puudub see emotsionaalse intelligentsuse aine õppekavas. Ja meil puudub teadmine, et kõige selle, mis meie enda juures ei meeldi ja kõige selle, mis meile meie elus ei meeldi, selle põhjus on uskumatult ühene. Me lubame endal elada nõrkuste ja valede kaudu. Ja see on kaunis karm tõde. Ja just see peen sisemine rahulolematus ka kõige edukamas elus näitab selgelt, et nagu mingi osa elust on ikkagi veel nõrk. Aga me pole osanud seda nõrkusena vaadata isegi. Ja nõrkus sellel tasandil on võimalik ainult teadmatuse kaudu. Ehk tugeva, eduka inimesena sa lihtsalt ei tule selle peale, et mingis osas on sinu arusaamine elust mitte täpne või vigane. Ehk ei vasta reaalsusele. Sa elad veendumusliku ebatõe ehk vale kaudu. See on päris karm koht läbi teadvustada ja tegelikult peab olema teatud jõutaset sellest üldse aru saada. See on põhjus, miks rahulolematus vohab nii massiliselt. Sest ainult selle nagu läbi hammustamatus ja teadmatus teeb kannatuse jätkumise võimalikuks. Selle faktiga võib ju vaielda, aga kuniks sa seda osa oma elu käsitlusest õigeks ei pööra, just nimelt elu käsitlusest, rahulolematus jätkub. Ehk elu ei peta ja elu ei saa petta. Elu põhiseadused on halastamatult ühesed. Iga kannatus, iga rahulolematus ja iga rahulolematus on kannatus, näitab hästi selgelt, et see osa elust on lõpuni selgeks tegemata. Midagi on valesti. Mingi teadmine on puudu. Tõde teeb su vabaks. See on kõikide maailma tarkuste kasutamise tarkus, mastergi. Kui sa elad tõe kaudu, siis kannatused su elus lõpevad. See on fakt. Paradoksina hoolimata kogu sellest infomassiivist, mis meile kättesaadav on, pole meie süsteemis kättesaadav see kõige olulisem õpetus psüühikast. Mida madalamal tasandil sa kinni oled, seda kaugemal sa elad tõest, ehk seda vääram on su maailma kirjeldus. Iga kannatus näitab, et sa elad vale kaudu. Ja teatud küpsusastmel tekib inimeses piisav alandlikkus, et ta soostub endale seda tunnistama.
et väga palju sellest, mida ma arvasin õige olevat, ei vasta üldse tegelikkusele. Ja siis tekib meeletu vajadus tõe järele, päris teadmiste järele. Ehk päriselt teada saada, kes ma siis inimesena selline üldse olen, mis tegelane, mis mu tegelikud võimalused on ja võimed. Ja mil määral ma üldse saan oma saatust muuta, kas üldse on olemas selline asi nagu saatus. Ja kas tõesti on ka võimalik õppida elama niimoodi, et päriselt kogu aeg oleks hea olla. Ei hakkaks igav. Kui see vajadus tõe järele ületab hirmu turvatsoonist lahkuda, sünnib stalker, varitseja, sõdalane. See on üldnimetus inimestele läbi kõikide kultuuride, läbi kogu inimkonna ajaloo, kes on jõudnud elus sellisesse küpsuspunkti, et miski pinnapealne enam ei rahulda. Stalker varitseb valesid ja vabastab ennast nendest halastamatult. Sealt tuleb see sõjamehelikkus, on halastamatu, nagu luurel olek kogu aeg. Sellisest otsusest, küpsusastmest tegelikult algab täiesti teise hinnaklassi elu ja seda nimetatakse paradigma muutuseks. Stalker on faas inimese arengus, mis on midagi väga erilist, see on nagu uuesti sünd. Seda inimene kogeb sellisena. See on halastamatu jõu, ilu ja tarkuse tee, sügavuse tee. Läbi täpsete teadmiste ja praktikate on võimalik järsult lõpetada jõu suur äravool oma elus ja käivitada jõu juurdevool. Jõutaseme kasvuga kaasneb järsk enesekindluse kasv ja teadvus laieneb. Pea läheb selgeks, tekib realistlik arusaamine elust ja endast oma elu sees. Elu tuleb järjest rohkem ellu tagasi ja koos kasvava elujõuga hakkab imitsema rõõm. Sa hakkad nägema maailma järjest rohkem iluna, võimalusena, mitte enam võitlusena. Ja sa hakkad kogema ennast avara teadvusena, mitte väikese piiratud kehana, emotsioonidena, mõtetena. See on täiesti teine elu. Kuna see tee toetub aastatuhandete poolt läbiproovitud faktidele, ei ole siin vaja midagi väga ise leiutada. On vaja lihtsalt rahulikult baasprintsiipidest kinni hoida. Ja seega lõpeb ekslemine ja tohutu aja ja jõukulu. Tekib ekspansiivne jõuvõimendus. Ja jõutaseme kasvuga teadus avardub, tekib järgmise tasandi heaolu, mis toodab veel suuremat jõudu, mis avardab teadvust veelgi. Sealt tekib nagu mitmekordne selline ekspansiivsus. Ja elu kui selline muutub järjest avarduvaks ja meeletult põnevaks. Siin see põnevuse sõna omab reaalset alust, see on kogetav põnevusena. Igal hommikul ärkad üles ja sul on kerge selline põnevuse tunne. Sest iga päev on täiesti omaette projekt, omaette väike elu. Lõviosa sellest, mis enne elus häiris, lihtsalt langeb ära kui lapsikus. Ehk teadvel olekus sa tõused justkui oma elu kohale ja näed läbi, kui jabur on elada valede kaudu, mida ühiskonnas õpetatakse. Täielikult kaob süüdistamine, süüdi olemine, kohtumõistmine, igatsus, et keegi tuleks ja mu elu korda teeks või mind ära päästaks. Viha, et teised on lollid või laisad. Kaob igasugune kadestamine, uhkeldamine. Kogu see alla lati valude potile pannakse tuli alla ja keedetakse tühjaks. Teadmiste kaudu jälle. Ja teatud vabadusastmest natuke sellel teel käinuna tekib omakorda nii suur sisemise vabaduse ekspansioon, et hakkab immitsema selline kergelt eufooriline heaolu. Alguses hetkeline, hiljem need hetked pikenevad, hiljem see muutub uueks vaikimisi seisundiks. Ja sa mõistad hästi selgelt, et rahulolematus oli paratamatu elu osa, kui sa elasid valede kaudu. Ehk eraldi rahulolematuse ravi ei ole raha. See on isiksuse kasv rahulolematuse juurpõhjustest välja. Iga samm stalkeri teel on magus. Stalkeri teel kaob ära vajadus väliste motiivide järgi. Ja iga tarkuse killuke, iga dekooder, milles ära taipad kasutusele võtta, innustab kasutama järgmist. Ja sa hakkad ise ennast üllatama, kui tugev sa oled, kui palju on sinus jõudu ja tarkust. Ja kui palju sa oled võimeline kogema peeneid naudinguid teadvuse tasandil, millest teistel aimugi pole. Ja mida kõrgemale tasandile sa tõused, seda tõesamalt sa maailma koged. Seda naudingulisemaks elu muutub. Üks vale paljastub teise järel. Sa saad teada, et hirm on illusioon. Ärevus on illusioon.
Neil pole negatiivset juurt. Nad ei toetu millelegi. Kui kõige kangem usk piirangutesse saab kogemusena kõigutatud, siis toimub järgmine järsk pööre selles, kuidas sa elu tajud. Stalker paneb enda kasuks tööle ühe elu põhiseadustest. See on protsesside ülitundlikkus algtingimuste suhtes. Ehk imetilluke muutus kriitiliselt tähtsas detailis toob ajaga endaga kaasa tohutu muutuse vastavas kvaliteedis. See seadus töötab mõlemas suunas, nii heas kui halvas. Praktilise näitena piisab sul vaid järele anda ühele nõrkusele. Siis pikema aja jooksul viib see muutus ühes kvaliteedis kogu su elu täieliku kaosesse. Näiteks alusta enesehaletsusega, pühendu sellele mõnda aega ja ei lähegi väga kaua aega, kui su kogu elu käsitlus hakkab triivima empaatia suunas. Ja siis saabub hetk, kus su elul ei tundu üldse enam mingit mõtet olevat. Üks vale mõte. Sa haarad sellest kinni ja see kasvab nagu lumepall ja matab su laviinina enda alla. See fenomen, see seadus on inimese arengu põhimehhanism. Seega võib seda pidadagi elu üheks põhiseaduseks. Ja Stalker on selle fenomeni võimendaja mõlemas suunas korraga. Ehk ta vabastab massiivselt valesid ja võtab kasutusele massiivselt tõdesid. Jõu äravoolu lõpetamine ja jõu juurdevoolu avamise tee. Sellepärast on nii võimas. Stalkerid on midagi väga erilist. Ehk täpsete teadmiste abil on võimalik radikaalne kiire jõu äravõtmine kõigelt hädiselt, vaevaselt, vigaselt oma elus. Kõlab küll karmilt, aga tegelikult see lõpetab infantiilsuse elus, ehk kogu lapsepõlve pikenduse, kus sa ootad, et keegi päästaks sind. Lõpetada valu võimendamise. Saades enne aru, et sa ise teed seda, mida sa kogeda ei taha. Ja selle ülejääva jõuga hakkad võimendama väärtuseid. Suurim väärtus, mida me kõik üle kõige ihaldame, on vabadus. Seega ühte lausesse panduna on Stalker radikaalse vabaduse võimendamine. Sellega kaasneb ülikiire energiataseme tõus ja üllatus sellest protsessist endast sünnib rõõm. Praktiliselt esimesest sammust kõrvale kaldumatust taotlusest lõpetada virelemine. See virelemine ka lõpeb. Ja sa hakkad taipama, et seni oli sa ainult pooleldi elus. Suurem osa sinu elujõust oli seotud, nagu uinunud kaunitar. Oli vaja seda ühte elustavat suudlust, teadmist, et see on võimalik, et täielikult ellu ärgata. Iga Stalkeri teadmine on selline suudlus. Iga järgmine täpne infokild, iga tarkus äratab mingi varjus olnud jõu ja läbi selle vastava peene naudingu võimaluse sinust. Nii et sa hakkad ise ennast üllatama. See tee on autasusid täis. Sa nagu hüppad üles ja jäädki hüppesse. Vabaneb tohutu jõu massiiv, mille abil enne neid eluosi, mille nagu see ekspansiivsus sünnib kahest allikast paralleelselt. Ehk kõigepealt vabaneb see massiiv, mille abil sa enne neid osi, mis sulle ei meeldinud alla surusid, ja vabaneb see osa, mida sa kasutasid maskide kandmiseks olukordades, kus seda, mida sa tegelikult tunned, ei sobinud näidata, see keep-smilingu maailm. Lisaks see jõuosa, mis siiani sihitult tähelepanu hüplemisele ei tea kuhu kadus, kanaliseeritakse nüüd jõu tootmisele. Kuidas seda teha? Selleks on omakorda dekooder. Ja nii saab sinust justkui perpetuum mobile. Elus toimetamine toodab jõudu, mitte ei kurna seda välja. Tekib soe põlemine, mis hakkab sinu elu kõige suuremat vaenlast, pidevat närivat rahulolematust otsas sulatama. Iga järgmine jõutase avardab teadvust, teeb su selgemaks ja klaarimaks. Sa saad järjest paremini ja avaramalt elust aru. Koos jõuga toimub sõna otseses mõttes plahvatus enesehinnangus. Enesekindlus muutub nii absoluutseks, et enesehinnangu mõiste kaotab oma tähenduse. Sa hakkad reaalselt kogema enda väärtust, mis on väljaspool kõigi skaalasid, kuniks kogu enesehinnangu teema langeb ära nagu mänguasjadega mängimine suureks saades. Stalkeri teel toimub palju selliseid äralangemisi. Üks elu valu langeb ära teise järel, sest targaks saades sulavad valu põhjused. Asjad ja olukorrad, mis enne tundusid traagilised ja rööpast välja viivad, tekitavad nüüd kerge muige. Kuidas ma ometi sain olla nii loll, et sellise lapsikuusega kaasa läksin üldse. Ja elu karmimad väljakutsed, mida ju ikka ette tuleb, ka stalkeritel,
mis enne oleksid mõjunud maailma lõpuna ja sind masendusse või apaatiasse viinud, nendesse hakkad nägema nüüd varjatud võimalust, nimetatakse Phoenixi efektiks. Eks sa õpidki elama out of box elukäsitluses, kus jällegi mugavustsoon on üks nähtus, mis kaotab oma mõtte ja mõiste. Sa saad päriselt täiskasvanuks. Ja saad järjest rohkem aru, kui palju valet oli siiani sinu ratsionaalseks peetud elus, kui palju irratsionaalsust. See on vägivalla lõpp sinu elus. Vastuseis elule kustutab tule. Elu on elamiseks. Ja kui sa täiega elada ei viitsi, kostitab elu sind elamatuse valuga. See ongi rahulolematus. Natuke enda kogemusest võib-olla. Ma olen ise elanud kogu oma teadliku elu stalkeri võtmes. Mu iseloom on kuidagi sisse kodeeritud hästi kõrge astme pühendumise võimekus. Mul on kuidagi hästi lihtne keskenduda ja tööd teha selle nimel, mida ma tahan kogeda. Ja ma avastasin kaunis varakult, et pühenduda on tegelikult palju kergem kui laperdada. Ehk oma päevad näiteks scrollimisele kulutada. Nii et elu lõpuks oled üks suur kahetsusüleni. Ehk kui ma midagi elus otsustan saavutada või saada, siis ma nagu lukustun sellele, on selline natuke nagu õrna buldogi haarde kogemus ja hoian oma unistust nagu silmatera, kuniks on saavutatud. Ja nii ma olen elanud 30 aastat, täitnud ühe unistuse ja teise järel, kuniks ei olnud enam midagi täita. Ja sellel teel jõudsin ka päris varakult kõige olulisemani, paralleelselt siis unistuste täitmisega. Ehk selleni, mis on unistuste taga. Mu elu on olnud kirjeldamatult rikas tänu sellele, igal tasandil. Et ma sattusin õigele kirjeldusele maailmast tänu pärale jõudnutele. Ja tänu sellele on olnud rikas ka tasanditel, millest ma noorena isegi unistada ei osanud. Ja seetõttu ma võin hästi kindlalt kogemusena väita, et elu on helde, väga helde neile, kes viitsivad täielikult, nagu täiega elamise ette võtta. Aga selline päris elu nõuab keskendumist ja täpseid, väga täpseid teadmisi. Iga pool tõde või vale sinu maailma kirjelduses kehastub varem või hiljem valuks mingil tasandil. Eelmisel suvel ma tegin prooviks esimese kursuse sellel teemal oma siseringi õpilastega, kuhu ma koondasin siis kvintessensi kõigest, mida ma siiani õppinud ja praktiliselt kasutanud olen oma elu luua ja unistusi täita. Seal osales üle 100 inimese ja tulemused olid paljudel nii võimsad, et paluti sellega sügavuti jätkata ja paluti sellest suvekursusest teha toode, et seda saaksid kasutada ka teised inimesed. Nüüd see toode on olemas, sellega saab kodulehel tutvust teha ja nagu meil ikka kombeks, siis igas podcastis meil on ka mingi väike kingitus kuulajatele. Tänases siis sooduskood Stalker 15, millega saab selle toote 15% odavamalt. Võib-olla paar sõna veel edukusest Stalkeri teemal. Stalker on täiesti teine maailmas olemise viis ja üks põhjus tegelikult, kui inimesed päris aus olid tagasisides, miks nad sellele kursusele tulid, oli tegelikult ikkagi vajadus saada edukaks. Ja nõrgana edukaks ei saa, see on ilmselge. Edukusele on Stalkeri maailmas väga täpne teadmine, dekooder. Häälestades kõrgetele energiaväljadele edukus on garanteeritud. See on absoluutse edukuse valem, masterkey jällegi selles osas ja see on fakt. Ehk ainus, kuhu tegelikult lõviosa oma ressurssidest tuleb suunata, on enda teaduse tasandi tõstmine. Kõik muu seadistub ise õigeks. Ja kes iganes seda teed on käinud, võivad seda toetada, kirjeldada, see on nii. Sest iga isiksuse upgrade'iga käib kaasas selline intensiivsuse kasv, sisemise elus olemise tunne läheb nii mõnusaks, et mõne aja jooksul kaob täielikult igasugune vajadus igasuguste stimulantide, ergutite, rahustite järgi. Aju neurovõrgustikes toimuvad ümberkorraldused uue isiksuse järgselt ja see, mis alguses oli tehnika või praktika, muutub nüüd vaikimisi uueks normaalsuseks. Et kõik need teaduse tehnikad, mida me Stalkeri kursusele kasutame, on tegelikult kargud, millega kargutatakse ennast ebanormaalsusest ehk nõrkusest välja, kuniks nad oma töö teinud. Ja niimoodi elamine muutub järjest naudingulisemaks. Ja sa ei pea jahtima enam mingeid tegevusi või aineid, et mis naudingut põhjustaksid. Ja täielikult kaob ära argipäeva mõiste. Et iga päev sa tunned nagu ennast natuke täpsemana, targemana ja nii kummaline, kui sa ei ole, siis ka natuke alandlikumana.
Ehk heaolu taseme kasvades kasvab selline sügav sisemine alandlikkuse elu kui fenomeni ees. Seda ei kuulutada ega afišeerita, lihtsalt enda sees märkad ühel hetkel, et täiesti on kadunud vajadus kedagi kritiseerida, paika panna, hukka mõista. See muutub nagu hästi soojaks, hästi siiraks, hästi heatahtlikuks. Süda avaneb. Ja iga päevaga saab sulle üha selgemaks, kui vähe sa tegelikult elu tunned. Ja et elu ilusam osa alles hakkab ennast näitama. Kui see lapsik siuke rahulolematuse nõudmine, et elu peab mind õnnelikuks tegema suhtumine, milles sa siiani elasid, kui sa oled nüüd sellest välja kasvanud. On egokihtide sulamine, mis tegelikult toimub siis. Ja järjest rohkem hakkad kogema elu sügavamaid tasandeid, mis on elu ise, ilu ise, puhas nauding, ilma midagi, et sa selleks tegema peaksid. Eks sa lähened olemuslikele tasanditele, rahu, ekstaasi, eufooria ja lõpuks siis plissi läbikumamine saab alguses hetket hiljem järjest püsivamalt su igapäevase elu kogemuseks. Ja siis sa ei vaja enam millegi manifesteerimist, et ennast hästi tunda. Ja see on kaunis kõrge teaduse tasand juba, siuke eneseküllasuse faas. Ja kummategi just nüüd, eneseküllasuse kogemuses, kipuvad kõik asjad kergusega manifesteeruma, mida iganes sa valid teha. Eks sa oled läbi häkkinud iha tasandi, valulise puudu olemise ja vajamise pinge, mis ei lubanud sul järgmist hinnaklassi oma ellu tuua. Sest sa nii meeleheitlikult vajasid seda. Vajasid mingit muutust väljast poolt, et ennast sisemiselt hästi tunda. Ehk tahtsid jätkata orjaseisundis. Elu ei luba seda. Ja nii on Stalkeri tee üks osa pingutuseta loomine. Effortless creation on siis originaalis Lesterilt selle detailne õpe. Sest selles sügavuses hakkab ta päriselt tööle. Nii et sa ei kaota rikkusastmes, võidad kõvasti. Üks asi veel, mis on hästi tore. Kui rahulolematus ja ärevuse kihte on teatud kriitiline mass vabastatud, avaneb inimeses, hakkab avanema tema erianne. Paljud elavad sellises õndsas teadmatuses sellest, et neil üldse on mingi erianne. See on nii maha maetud ja alla surutud. Ometi me oleme kõik sellega sündinud. Ja selle fakti teada saamine juba ise on dekooder. Üks suurimaid naudinguid, mida inimene endale kinkida saab, on see anne avastada, edasi arendada ja teha sellest oma elutöö. Siis saab reaalselt sinu kogemuseks see, et kaob ära töö mõiste. Ehk süveneda sellesse, mis sind tõeliselt huvitab, on kõige ägedam elamise viis üldse. Sellel alal oma eriandes, sellel oled sa juba peajogu teistest üle. Sa oled sündinud niimoodi ja ülimõistlik on just seda osa endas edasi arendada. Ja nii tekivad unikaalsed nišid, uued elukutsed. Ükskõik millisest tipposkusest saab alati äri teha. Aga see on ometi nii põnev teema, et sellest teeme eraldi podcasti osa, kuna ma ise olen seda teed käinud ja elan seda. Ehk kokkuvõttes siis Stalkeri teel inimene justkui avaneb elule, saab juurde tohutult ressursse, tohutult võimalusi. Avaneb see osa sinust, keda sa veel ei tunne, see kõige ilusam. Stalkeri teadmistega on võimalik teha oma elu ebatavaliselt heaks. Tõde teeb suvabaks, võta see kaasa siit. Ja enesemeisterlikkuse teele asudes avaneb kihtidena mõistmine elust, mille nimel ma tegelikult mänginud olen, mille nimel ma üldse, mille nimel üldse tasub mängida, mille nimel üldse kõige suurem mäng käib ja kõige tähtsam, kes mängib. Ma olen jõudnud oma elu kõige ilusamasse kohta. Kirjutas üks Stalkeri õpilane tagasisidena pärast suvekursuse läbimist. Kas tõesti on niimoodi ka võimalik elada maailmas vabana? See on nii teistmoodi. Ma soovin, et see podcasti osa avaks sinus võimaluse sellele teele astuda ja sinu elu muuta selliseks, et sa saaksid enda elu kohta öelda. Ma olen jõudnud oma elu kõige ilusamasse kohta.